Tervitus! Minu nimi on Argo ja ma räägin teile täna elektroonikajäätmetest ehk e-jäätmetest. Ja miks just täna on see, et käesolev nädal on elektroonikajäätmete nädal, kus Euroopa Liit siis üritab teadlikkust inimestel tõsta ja see, mis me täna teie kooli teeme, on unikaalne. Võib-olla olete märganud, et kõik teie arvutite taustapildid siis vaikselt hakkavad muutuma, koolikeskkonnas on juba võib-olla muutunud selliseks teemakuuks ja me jätame selle teile ette arvatavasti natuke kauemaks võib-olla kui ainult kui novembris, et ka esimese nädala detsembris, aga kui meil see sisuloome hästi õnnestub, siis samasuguse loogikaga me saame edaspidi teie koolikeskkonda saata ka teistsugust sisuloomet, näiteks nagu rahatarkus, näiteks nagu miks olla sportlikum, tervislikum, rohkem liikuvam, et saame erinevaid teemakuid teha ja seal ka webinarid juurde. Et täna küll räägin ise, aga võib-olla järgmine kord on juba keegi teine rääkimas. Aga hakkame siis pihta, et teemaks olid elektroonikajäätmed. Kõigepealt täna kindlasti vaatame, kuidas neid toodetakse, kuidas me saame hakkama nende utiliseerimisega ja kuidas me neid kasutame ja kuidas neid paremini hoida. Et esmalt peab arvestama sellega, et elektroonikajäätmete selline keskkonna ja kliimamõju tegelikult algab ju nende tootmisest, et ega midagi jäätmeks ei teki, kui seda ei toodeta. Ja tootmine on selline asi, mis võib-olla elektroonika puhul on meil teadmatus, et on nagu varjus, et kui me mõtleme selle peale, et kui meil on puidust taburet, siis me enamasti kujutame ette, et kuskilt on see puu saadud, arvatavasti metsast maha lõigatud, siis viidud saekaatrisse tehtud materjaliks ja materjalist tehtud siis see taburet. Aga samamoodi nagu meie telefonid, läpakad, digiekraanid, projektorid, sülearvutid ja nii edasi, et see nimekiri on päris pikk. Ka nende tootmiseks on vaja mingit materjali, keegi peab seda tööd tegema ja vaatame, kuidas seda tööd tehakse. Et ütleme, et siin on mingi poiss, kellel võib-olla pole nii hästi läinud kui teil. Ta näiteks 13-aastasena ei saa käia koolis, ta käib hoopis tööl ja ta peab näiteks kaevandama koobaltit. Miks lapsed töötavad? Sest lapsed töötavad soodsamalt kui täiskasvanud inimesed, ega siin mingit muud heurakat ei olegi. Ja koobalt on ainult üks element, mis on tõesti vajalik elektroonika tootmiseks ja näiteks Kongo on see riik, kus on hästi palju lapstööjõudu ja kus koobaltit kaevandatakse. Aga selleks, et üks telefon toota, on meil vaja 45+ erinevat elementi. Ma teen väikse pausi, et mõelge oma peas korraks, et kas keegi suudab nimetada kas või 3 või 4 elementi, osad on tuntumad, osad on vähem tuntumad. Võib õpetaja ka pausile panna, mõtelge koos kambaga, kui saate 5-8 täppi, on päris tore. Nii, aga nüüd tuntumad. Ma arvan, et kui te vaatate selle nimekirja, siis me kõik teame, mis on kuld, võib-olla me teame, mis on hõbe, me teame, mis on nikkel, me teame, mis on vask, me teame, mis on liitium, seesama koobalt ja nii edasi. Ja osad on tõesti väga võõrad, et võib-olla keemiaõpetaja räägib lahti, mis asjad need täpsemalt on. Et mõnda isegi mina vaatan siit, et kohe ei tule meelde, et mis elementidega on tegu. Ja need kõiki on vaja kaevandada, et siis toota lõpuks üks selline väike vidin meie laua peale. Ja ilmselgelt tegelikult samasugune probleem on arvutite puhul, et meil on arvutites on tihti 40+ elementi vaja ja kõike ilmselgelt ju lapstööjõuga ei saa, need on ainult mõned elemendid, et tegelikult enamus elemente ikkagi kaevandatakse suurte masinate ekskavaatoritega. Siin vasakul on näha ka pilt, kus tõesti need maapinnad on lahti kaevandatud, et neid elemente kätte saada ja huvitav fakt võib-olla teile, et seda ühte väikest telefoni toota, siis me peame kuskil kaevandama üles kuskil 18 ruutmeetrit maad. Ehk siis kui me tahame ühte puidust tabureti toota, siis võib-olla aitab ühest puust või ühest palgist. Aga selleks, et ühte nutitelefoni toota, meil on vaja kuskil kaevandada 15-18 ruutmeetrit maad. No ilmselt mitte Eestis, aga kuskil nendes suurtes riikides nagu Aafrika näiteks on manner, kus väga palju kaevandatakse neid elemente. Ja üks asi võib-olla, mida inimesed veel ei tea, on see, et kiibi tootmine ja kõik elektroonika tootmine on väga janune, et tõesti meil on vaja ultrapuhast vett, mida siis toodetakse tavalisest veest, et neid kiipe pesta ja puhastada ja väga palju sellest veest, mida siis kasutatakse kiipide puhastamiseks, jääb mürgiseks või ohtlikuks ja sellega ei osata midagi hetkel peale hakata, et ta jääb uuesti ringlusse võtmata ja ta jääb lihtsalt seisma, et võib-olla osatakse see lõpuks muuta ohutuks ja uuesti ringlusse võtta. Ja võib-olla üks huvitav fakt jälle juurde, et kui me lõhume ühe arvuti ära või ühe läpaka, siis see võrdub sama palju kui Euroopas keskmine inimene, kui ta käiks üle päeviti duši all,
siis saab samasuguse vee hulgaga käia 5 aastat duši all, sest elektroonika tootmine on tõesti janune ja et meie käitumisharjumustel oleks ka mõte taga, siis kui me suudame neid asju paremini hoida, siis tegelikult me säästame ka keskkonda väga palju. Ja isegi kui need materjalid on lõpuks kokku korjatud, siis ega nad nii-öelda ühte tükki ei saa, vaid nendeks on vaja inimesi, seda tööd enam ammu ei tehta Euroopas, sest et need tööpäevad on 13, 14 ja 15 tundi pikad. Seda tööd tehakse enamasti Aasias, kus inimesed on väga töökad, võib-olla ei vingu ka nii palju kui siin. Ja tänu nendele inimestele, tänu sellele panusele jõuavad need asjad meile väga soodsate hindadega. Ja nende inimeste töö ja vaev pakub meile väga palju rõõmu, et kellele ei meeldiks saada uusi vidinaid, et ka mulle meeldib saada uusi vidinaid ja me oleme väga rõõmsad, kui me saame jälle midagi uut. Aga mis hakkab juhtuma pärast seda, kui me seda uut saame, siis me ikkagi ei hoia neid asju piisavalt hästi. Et need inimesed on pannud siia väga palju vaeva ja aega sisse, aga võib-olla meie selline tarbimisharjumus ei ole selline, mis seda väärtustaks. Nad lihtsalt kukuvad maha, lähevad katki. Vahepeal me ise lollitame, lõhume midagi ära. Ja kui ma tulen selle poissi juurde tagasi, et kas te mäletate seda poissi veel? Kes ta oli? Mis ta nimi oli? Nüüd on 7 aastat mööda läinud. Kui vana see poiss on? Kes ütles 20 aastat, see on õige vastus. Aga nüüd on tal uus töökoht. Ta ei ole endiselt koolis, aga ta utiliseerib elektroonikat. Ja elektroonika utiliseerimine on ka väga massiivne probleem, et kahjuks jällegi Euroopa Liidust väga palju kaupa ja vana elektroonikat liigub sinna, kuhu ta ei tohiks liikuda suurtes kogustes, sest et siin on keskkonnanõuded väga karmid, meil on raske seda ümber elektroonikat töödelda, lihtsam on see sodi kõik minema saata. Ja miks see tuli seal taga on? Tuli on kõige lihtsam viis elektroonikat ümber töödelda, sest et tuli võtab ära kõik näiteks kummi ja riide ümbert juhtmete ja alles jääb metall, sest metallidel on tavaliselt sulamistemperatuur kõrgem, kui tavaline tuleleek seda tekitada suudaks. Ehk siis kõik kasutu põleb ära, metall jääb alles, metalli saab sellesama poiss viia kokkuostu ja sealt ta saab väikse raha. Ilmselgelt see tegevus on temale väga kahjulik ja see tegevus on keskkonnale väga kahjulik. Sellest on ka hästi palju lugusid, kes tahab uuesti uurida. Ja see on ka põhjus, miks me peame teadma, mis meie vanast elektroonikast saab tegelikult lõpuni välja, et ta ei jõuaks nendesse kohtadesse. Et kes tahab uurida, siis nendest on tõesti väga palju dokumentaale tehtud ja võib vaadata, kuidas Euroopa tehnika siis mustale mandrile jõuab. Ja kui me hakkasime esimest korda koolides nagu rääkima seda teemat, siis me tekitasime umbes 50 miljonit tonni e-jäätmeid ja nüüd me tänaseks, ma vaatasin, uued andmed on 60 miljonit tonni. See on umbes sama palju, kui mina kaalun näiteks 100 kilogrammi, siis 600 miljoni inimese jagu elektroonikajäätmeid me viskame lihtsalt igal aastal ära. See on väga suur number ja see ainult kasvab. Ja kõige kurvem on see, et ainult 22% nendest jäätmetest jõuab õigetesse ümbertöötlemiskohtadesse. Ülejäänud kas kaob ära või siis nii-öelda mitteametlikel andmetel lähebki nendesse kahtlastesse kohtadesse, kus neid põletatakse ja siis üritatakse metallid kokkuostu viia. Ja me ei räägi seda juttu ainult ju koolides, et me oleme rääkinud seda juttu ka väga palju ettevõtetele ja me oleme saanud oma mudelisse kaasa hästi palju Eesti tuntuid ettevõtteid, et need on tõesti head ettevõtted, võib-olla olete märganud ka nende ettevõtete logosid juba nendel seadmetel, mis teie kooli jõuavad ja need ettevõtted, kes tahavad koos meiega siis seadmete elukaari pikendada kuni materjaliringluseni välja, aga enne, kui need asjad jõuavad materjaliringlusesse, koostöös GreenDassiga nad annavad teile ja teie koolile võimaluse digiarenguks. Ja siin on ka ühe ettevõtte lihtsalt pilt jällegi, et nende suurim soov on siis tõesti see, et need asjad lõpuks jõuaks materjaliringluseni. GreenDass teeb need senikaua paremaks, väärindab neid, teeb puhtaks, ilusaks ja pakub sellega teie õpetajatele võimalust, teile endale võimalust ja nii edasi. Ja muidugi ettevõtetele väga meeldib, et nende logod on ka seal peal ja tõesti tegu on heade ettevõtetega, et kui te näete neid logosid, siis miks mitte ka tarbida nende ettevõtete teisi teenuseid, mida nad pakuvad. Ja meiega tänaseks on ikkagi väga palju liitujaid selles teenuses juba, et meil on 500 pluss Eesti perekonda, siin koole, meil on koostöö omavalitsustega ja nii edasi. Ja ka teie näiteks Tõrva, nüüd küll vist endine vallavanem, on rohelise mõtlemisega, et tõi GreenDassi teenuse valda, kasutab ise ka seda teenust ja põhimõtteliselt sama teenust saavad ka tegelikult Tõrva valla nii-öelda õpetajad tarbida. Ja mida võib-olla saladuskatte all teile nagu reedan, et praegu oleme küll aidanud koolil nii-öelda digi areneda, teinud süsteeme, loonud keskkonda, et see oleks võimalik.
ja meil vähemalt nii palju võin mainida, et arvatavasti gümnaasiumiastmele tulevad kõigile õpilastele peagi Green-Dassi teenuse kaudu seadmed ja võib-olla isegi natukene madalamale astmele, aga see on meil veel direktoriga otsustamisel, aga ootusärevust natukene on. Ja nüüd konkreetselt, et kui ikkagi me hakkame siin massiliselt seadmeid saama ka enda kasutusse, siis kuidas me saame ise olla paremad tehnikatarbijad? Esiteks on see, et kui me näiteks laeme sülearvutit, siis kui me jätame ta kogu aeg vooluvõrku ehk siis laadija külge, siis me peame vastutama selle eest, et selle arvuti aku 1 kuu jooksul ikkagi 2, 3, 4 korda tühjaks saaks. Ta ei pea täitsa tühjaks saama, aga kuskil 5%-ni võiks minna ja siis saame seda uuesti laadida. See garanteerib, et kõik elemendid akus saavad nii-öelda tööd ja ei teki ülelaadimist. Katkised hinged, et enamasti, kui me vaatame, kuidas me läpakaid avame, siis me tihti avame ühest äärest, et paremakäelised paremast nurgast, vasakukäelised vasakust nurgast, et tegelikult peaks avama ekraani keskelt, sest siis jaotub see nii-öelda koormus võrdselt mõlemale hingele ja hinged ei lähe katki. Kui me vahel vaatame, kuidas inimesed arvuteid veavad, siis nad võtavad ühest nurgast kinni. See ei ole õige, see on emaplaadile koormav ja võib päris kiiresti seade katki minna, et õige oleks võtta jällegi keskelt või siis üldse gaas kinni panna, võtta kenasti 2 kätte ja alles siis liikuda klasside vahet näiteks või ühest ruumist teise. Juhtmed, et ma arvan, meil kellelegi ei meeldi, kui meid juustest sikustatakse. Õnneks minul vist seda probleemi enam ei tule elus, aga ütleme, juhtmetel on sama lugu, et need paksud kohad nende pistikute lähedal ei ole tehtud lihtsalt ilu pärast, vaid tegelikult peab võtma just need sealt kinni, sest kui me tõmbame neid juhtmeid kaugelt, siis on väga lihtne, et me lihtsalt lõhume selle ühenduse ära ja kuigi seda ei ole väga raske parandada, siis kui see ühendus on katki, ta võib minna lühisesse ja võib ka lõhkuda seadme ära. Et vaatame, kuidas me juhtmeid siis pistikutest välja tõmbame ja kuidas me neid sinna paneme. Ja kui meil on maamajad või suvekodud, siis enamasti on soovitatav, eriti suvisel perioodil, kus on äike, enamasti suuremad seadmed, elektriseadmed ikkagi vooluvõrgust välja võtta, sest et äike võib ka neid väga kergesti kahjustada. Ja kui me näeme selliseid paindes olevaid kaableid või ma ei tea, kui õpetajate laual on mingi segapuder kaablitest, siis see ei ole ka hea mõte, et tegelikult me peaksime veenduma, et kaablitel on ruumi, sest et kui nad on pinges ja paindes, siis varsti nad lõhuvad ära kas selle pesa, kus nad on ühendatud või nad ise lähevad katki. Hügieen on üks asi muidugi veel, et arvutiklaviatuur peab olema puhas, et eriti talvisel ajal, kus me võib-olla kreemitame oma käsi ja siis me selle kreemiga suudame selle tolmu või liivaterad sinna klaviatuuri külge saada ja kui me paneme selle kaane kinni, siis hästi lihtne on tolmukübedel või liivateradel hakata arvuti ekraani siis lõhkuma ja seda on pärast väga raske parandada, kui mitte võimatu. Ehk siis veendume, et arvuti nii-öelda klaviatuur oleks puhas, seda saab tõesti puhastada lapiga, minust koolis peaks ka olema praegu mobiilses arvuti kapis, peaks olema puhastusvahendeid, kui need saavad otsa, siis saab alati jällegi Green-Dassi teenuse raames neid juurde küsida. Ja kes võib-olla ei suuda oma klaviatuuri nii hästi puhtana hoida ja kannab arvutid igapäevaselt kaasas, võib panna ka läpaka nii-öelda vahele ühe valge puhta paberi nagu A4, siis ka need täpid ei jõua ekraanile. Üldine hooldamine on muidugi hea mõte, et jällegi vaatame, missuguse meie seadmed välja näevad, eks see räägib ka meie hügienist midagi, proovime need puhtamaks teha, et koolikeskkonnas eriti kõik me saame olla eeskujuks ja me saame kõik paremini oma asju hoida ja me saame näidata teistele ka, kuidas peaks siis olema viisakas inimene. Jäätmete tekkimisel hästi oluline, et me tõesti prooviksime asjade eest paremat hoolt kanda. Kui me midagi ühendame arvuti külge või ükskõik mis asja külge, siis veendu, et me ühendame seda õigesse kohta, et väga lihtne on panna neid kaableid valedesse aukudesse, natuke surume, jällegi võib pesa katki minna, tekitame jällegi ebavajalikke elektroonikajäätmeid. Naljapilt ka, aga selline liiga soe ei ole hea, kui me jätame päikse kätte näiteks oma telefoni või oma tahvelarvuti või sülearvuti, siis ilmselgelt see akul ei ole mõistlik. Liiga külm samuti pole hea, et kui me jätame pagasnikusse siin -10 mingi vidina, siis see aku eluiga kindlasti vähendab, et tehnika on natuke nagu inimene, et kui me paneme ennast ka -10 kraadiga auto pagasnikusse, siis ega hommikul võib-olla meid ei ole seal enam nii-öelda elavate kirjas. Samamoodi on tehnikaga, et võib-olla see aku ka pärast -10 enam ei ole elavate kirjas. Ja me tõesti Green-Dassiga pingutame siin, et Eestis koolides ka seda elektroonikajäätet vähendada, et näiteks siin on Koigi kool, kuhu lähed algul sisse, siis on erinevad kokku annetatud seadmed, pilt võib-olla ei olegi nii halb, võiks olla alati ilusam,
aga kui hakkad neid seadmeid avama, need on pildid läbi minu enda silmade ja oli ka mulle endale päris üllatuslik, siis nad on ikkagi katkised, et kui me näeme oma kooli keskkonnas selliseid seadmeid, siis selliseid seadmeid ei vääri meie õpetajad, et Green Dassi teenuse raames me kindlasti tagame teie koolidele alati toimivad asjad, ilusad asjad ja korralikud asjad, et kui me näeme, et kellelgi on vanad väsinud rondid, siis vahetame need välja, anname sellest märku ja kui me näeme koolides ka teisi asju, mis on võib-olla jäänud vedelema või seisma, siis me anname õpetajatele teada sellest ja õpetajad saavad suunata need asjad kantseleisse ja ma olen ka nagunii mingi aeg jälle tulemus külla, siis me teeme ülevaate, kui neid asju ei ole koolikeskkonda vaja või nad on liiga vanad, siis me saadame need materjali ringlusesse, et need asjad ei jää kuhugi vedelema. Ja koolides peavad olema kvaliteetsed arvutiklassid ja ma väga loodan, et me jõuame ka õpilaste personaalse seadmeni koos meie teenusega ja kui see asi õnnestub, siis me hakkame teile ka kindlasti saatma sellist sisuloomet, nagu ma täna tegin otse teile. Kas siis saavad õpetajad selle jagada või saate ise vaadata õpilastena kohe otse. Teie taustapildid muutuvad, te näete, kui midagi uut tekib ja kindlasti ja mina selleks ainukeseks rääkijaks, ma olen lihtsalt see julge praegu, kes seda asja nagu eest veab ja ette teeb. Et siia tuleb huvitavaid teemasid, nagu ma ütlesin, võib-olla rahatarkus ja kuidas olla tervislik ja miks peaks ikka liikuma ja et miks võib-olla ei ole nii mõistlik kogu aeg telefonis istuda ja nii edasi. Aga aitäh praegu kuulamast ja kui sa näed katkiseid või seisvaid asju koolis ripakil, siis palun räägi õpetajaga ja viige need Tõrva gümnaasiumi puhul hetkel kantseleisse, teiste koolide puhul näiteks tehke mingi muu eraldi kokkulepe ja teeme asjad korda. Aitäh, kõike head!